Rootsi. Rootsi kuningriik asub Skandinaavia poolsaarel. 17. sajandil oli ka Eesti rootslaste võimu all. See periood andis palju meie kultuuri ja hariduse edendamisse. Talupoegadele hakati asutama rahvakoole, kirikutes hakati pidama eestikeelseid jumalateenistusi, alustati piibli tõlkimist eesti keelde ning 1632. aastal asutati kuningas Gustav II Adolfi eestvõtmisel Tartu Ülikool. Lääne-Eestis, Vormsil ja Ruhnu saarel on praegugi kasutatud palju rootsipäraseid kohanimesid, näiteks Söderby ja Saxby, mis on pärit just sellest perioodist. Rootsi rahvamuusikas puudub eesti regi ja Soome runolauludega sarnane laululiik. Rootsi rahvalaul on ühehäälne lõppriimiga salmilaul, sarnanedes seega Eesti ja Soome uuema rahvalauluga. Laialt olid levinud nukravõitu ja mõtlikud ballaadid, mis jutustasid loodusest, armastusest ja kodust. Teise suure grupi moodustasid aga laulud, mida esitati tantsude saateks. Ka Rootsi hümniks on rahvalaul Tu gamla, tu fria, sa iidne, sa vaba. Olulise osa Rootsi rahvamuusikast moodustab tantsumuusika. Üheks tuntumaks Rootsi rahvatantsuks on 3/4 taktimõõdus paaristants polska. See on aeglane hüpaksammuga tants, kus muusikas rõhutatakse eriti esimest lööki. Selle tantsu eriliigid on populaarsed kogu Skandinaavias ning sageli võib mõnel külal või koguni perel olla oma polska. Nii saavad näiteks mõne esitusviisi korral mehed näidata oma võimeid, sooritades hüppeid ja mitmesuguseid akrobaatilisi elemente. Uuemate rahvatantsudena armastati tantsida ka valssi, polkat, kadrilli ja masurkat. Pillimuusika kõlas nii laulude kui ka tantsude saateks. Nii nagu Eestiski mängiti Rootsis viiulit, mitmesuguseid vilepille, parmupilli, hiljem ka lõõtspilli ja torupilli. Erilist kohta omab Rootsi rahvapillide seas nükkelharf ehk klahvviiul. Seda keelpilli tuntakse juba 14. sajandist alates. Nükkelharfi hoitakse mängimisel tavaliselt süles, nii et pill ripub rihmaga kaelas. Tänapäeval on kõige enam levinud 16 keelega nükkelharf. Paremas käes on poogen, millega tõmmatakse üle 3 meloodia ja 1 burdoonkeele. Keeltes paremal üleval asetsevad 35 puust klahvikest, millele vasaku käesõrmedega vajutades saab muuta keelte pikkust. See võimaldab mängida keerukaid meloodiaid. Isesuguse sumiseva kõla annavad pillile 12 niinimetatud resonantskeelt, mis asetsevad nimetatud 4 keele all ja nendega mängu ajal kaasa vibreerivad. Nükkelharfi on oma teostes kasutanud ka paljud Rootsi süvamuusikaloojad ning pillipilt on Rootsi 50-kroonise rahatähe tagaküljel. Legendaarne ja rootslaste poolt siiani väga armastatud tegelane on Michael Bellman, daatumid 1740 kuni 1795. Ta oli poeet ja laululooja, kelle looming saavutas juba tema eluajal suure populaarsuse. Bellman kirjutas ligi 1700 luuletust, millest suure hulga ka viisistas. Tihti kasutas ta meloodia algmaterjalina motiive tollal populaarsetest ooperiaariatest ja õukonnatantsudest, aga ka rahvamuusikast. Tema tekstid olid väga julged, tulvil satiiri, kriitikat ja paroodiaid. Meeleolud ulatusid koomikast traagikani. Ta oli suur elunäutleja, mistõttu on tema loomingu hulgas ka arvukalt joogilaule. Bellman esitas oma laule ka ise, saates ennast tsitril. Tuntumad Rootsi professionaalsed heliloojad on eelmisel sajandil tegutsenud Hugo Alfen ja Arne Melnes. Palju rahvusvahelist tähelepanu on eelmise sajandi 70. aastatest pälvinud Rootsi popmuusika. 1974. aastal võitis ansambel ABBA Eurovisiooni lauluvõistluse lauluga Waterloo. Sealt sai alguse ansambli hiilgav minu kogu maailmas. ABBAle on järgnenud teisedki tuntud bändid nagu Europe, Roxette, Ace of Base ja Cardigans, kes kõik on olnud korduvalt Euroopa ja Ameerika popmuusika edetabelite tipus.